Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule. Tere kuulajad, Autotund taas eetris stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets, Geenius uudisteportaalist. Saate teises poolest tuleb ka külaline ja räägime sellest, mis esialgu võib-olla ei tundu väga paljusid puudutav, mis on elektriauto laadijate paigaldamine kortermajadesse, sest riik hakkas sellele toetust maksma. Aga tegelikult tuleb seal päris mitu olulist pointi välja, miks sellele tasuks mõelda ja teiseks me jõutame lõpuks isegi peaks selleni, et see aitaks kaasa nii-öelda avaliku laadijate võrgustiku ehitamisele ja selle taga on näha korraliku ka Hollandi kogemust. Nii et tasub siiski kuulata, sest see on hariv ja võib-olla ka kasulik teile. Aga enne räägime asjadest, mis ei ole harivad ja kasulikud. Enne paneme sulle mikrofoni natuke lähemale ja siis räägime asjadest, mis on meil siin nädala jooksul silma jäänud ja usute või ei, 2 olulist märksõna on automüüginumbrid ja muidugi automaks. Aga enne seda paar toredat asja, mina tea, võib-olla on teised ka toredad. Esiteks palju õnne Solaride'i tiimile, kes sai Austraalias, nüüd kui eelmine aasta tuldi tagasi 3. kohaga, siis nüüd sai Solaride'i päikeseauto Austraalias toimunud võistluselt 2. koha. Mitmenda korda nad seal on? Kas äkki 3. või 1 aasta COVID-iga või vist ära või 4. Tõesõnaga eelmine aasta ju on isegi see film. Ma ei tea, kus seda filmi praegult näha saab. Vaadake kas Jupiter, võib-olla on YouTube'is. Väga kihvt film tehti nende sellest vist eelmise aasta sõidust siis pandi kokku. Aga nüüd 2. koht. Ja see on pikk sõit, see kestab päevi ja Hong Kongi meeskonnale kaotati 5 minutit. Ja oli ka väga rasked tingimused, sest ta toimus teisel ajal kui tavaliselt, seda ma ei tea miks, aga nii-öelda Austraalia mõttes oli seal talv, ehk et seal oli palju tormiseid ilmu, mitmed lõpetasid, mitmed olid mingi paduvihmaga isegi kraavi sõitnud. Solaride pani lõpuni, sai 2. koha, seal 2 klassi on, nad said oma klassi 2. koha ja see on ju maailma tasemel võistlus, see ei ole mingi selline, et me valisime välja mingi suvalises provintsis mingi võistluse, et lähme võidame ära, eks ju, vaid see on maailma tasemel võistlus. Kõva sõna igal juhul, aga kui siia kõrvale panna eelmine aasta tudengi vormeli võidetud esikoht, mis oli mingi 8 või 900 ülikooli seas, eks ju, siis kujuta ette Eesti 2 nii-öelda tudengi projekti on mõlemad maailma tipus, mis näitab, ma ei tea, mida see näitab, kas Eesti inseneeriaõppe taset, Eesti õpilaste taset, mingit teistmoodi lähenemist asjale, et sul võib olla mõnel Saksamaa või Ameerika ülikoolil nagu hullult raha, tohutud toetused, seal ju tudengvormel puhul räägite, kuidas seal on ju mingitel Saksamaa ülikoolidel on õigus kasutada seal autotootja, ma ei mäleta millise, Volkswagen, Porsche, lihtsalt pakkusin välja tuuletunneleid, eks ju, ja siis on Eestis, kus on ka kõva tase. Ja siis me võidame ära, et midagi see näitab, ma ei tea mida, aga tore. Aga ikka midagi halba see ei näita. Midagi halba see vahel, jah, et nagu jube kihvt, et sellisel tasemel asi. Muidugi on nii Solaride'il kui tudengvormil toetajad. Ma ei hakka neid praegult mitte õelusest, vaid mul ei ole nad peas. Igal juhul tänu kõigile neile, aga ma ei tea, tudengivormelil on võit käes, Solaride'il siis järgmine aasta tuleb see esikoht ära tuua ja ma ei tea, kuhu edasi. Et mis teist kõigist saab, kui te nii tublid olete. Nii, aga siis sa käisid kohal, kus vist väga palju, ütleme niiviisi, et selliseid toetajaid vist väga palju ei ole. Jaa, me rääkisime siin hiljuti mootorispordimuuseumi sulgemisest ja neljapäeval siis Masinavärk korraldas sellise ühiskruiisi sinna muuseumisse. Mis tähendab seda, nagu need kruiisid käivad, tullakse autodega kokku ja hakatakse minema ja siis, kui need autosid tuli ja siis lõpuks selgus, et me läksime sinna 65 auto ja 12 mootorrattaga mööda Harju ja Läänemaa parimaid teid.
no ütleme, seltskond oli ikka väga kirju, alates mina oma tavalise universaal diisel Volvoga, kuni siis seda gruppi vedas Ferrari, siis oli seal Porschesid alates 964 kuni Mozarteni, oli ameeriklasi, oli Lamborghini Gallardo Cabrio, oli ka täiesti paar tavalist sellist Škoda Octaviat seal vahel, et noh, nagu mõnus läbilõige, mõnus seltskond, sõideti rahulikult, vahepeal tehti peatus, vahetati autosid, kes seal omavahel sõbrad olid ja jõuti Momusse. Ja loomulikult tegi meil siis tuuri seal Arno Sillat isiklikult, muuseumi asutaja peremees. Ja üldiselt, eks ta on ju siin-seal ka päris avalikult sõna võtnud, ma saan aru, et esiteks mis ikkagi jäi kõlama, et inimene on päriselt mitte nagu selles mõttes, mitte nagu halvas mõttes väsinud, vaid lihtsalt nagu ongi eramuuseum ja päris palju energiat võtab. Ta ütles see, et tal läheb ju laps 1. klassi ja et selle lapsega ta tahaks nagu selle koolitee nagu ikkagi koos läbi teha, mitte virtuaalselt osaleda mingitel kooliüritustel, sest et isa peab jälle olema muuseumis. Paar korda mainis, et mis seal oleks võinud ja kes kuskilt toetada. Samal õhtul tuli sinna mingi tuuri raames Kultuuriministeerium, kelle kohta ei olnud ka Sillatil miskit halba öelda. Küll aga ikkagi ma saan aru, et üks väga oluline asi oli see, et vald, ma ei tea, ma olen ise olnud ametnik. Ma tean, et mingi hetk, et sa inimlikult ju tahaksid mingid load ja asjad, ma ei tea, mis kasutusload, mis selle taga on, miks ei ole saanud see aastatega need paberid korda, et ametnik ju ka lõpuks tihti ei ole mitte kuri, vaid ta kaitseb oma, ütleme siis, tagaosa. Et kui ta siis tuleks vastu, ta näeb, et see muuseum on väga oluline vallale ja kõik. Ja kui ta siis annab mingile dokumendile allkirja, mille kohta siis võib-olla ta seab mingi pretsedendi. Võib-olla tuleb keegi järgmine, kuulge, aga tema ju sai, et võib-olla see kunagi selgub, kui keegi viidiks uurida, mis seal siis selle valla ja muuseumi taga on. No ma võin lihtsalt pakkuda lihtsalt, et siin on ikkagi natuke võib-olla ka sellist haldusreformi taaka, et kui varem oli seal eraldi Nissi vald, mille alla Turba kuulus, siis nüüd on suur Saue vald, kus keskus on hoopis mujal, hoopis kaugemal, hoopis teised mured ja rõõmud ja siis see väike koht kuskil, et see on vist paljudes kohtades tegelikult üle Eesti juhtunud. Okay. No igatahes. Aga lihtsalt ma pakun, et mis on selline üldine tendents mujal ka. Et kui ma siis pakun ühesõnaga, kui seal nii üks kui teine seda hiiglasliku kollektsiooni vaades küsis, aga mis siis ikka ja aga kas tõesti edasi midagi ei saa ja kas tõesti see kõik läheb laiali jagamisele ja tagasi andmisele ja siis kuidagi sealt kostus ikkagi, et võib-olla kunagi jälle, võib-olla, ei tea, aga kindlasti mitte selles vallas oli Sillati selline sõnum. Tore käik oli, tore muuseum oli, ma tean, nädalavahetusel käis sõber, saatis pilti, et järjekord uksest välja, et mis ma siin on, enam ta sinna kahjuks minna ei saa. Nüüd on see muuseum suletud, aga tore oli, mõnus sõita ja nii, mis sinu nädalast meelde jäi? Tähendab, mist ma rääksin paar saadet tagasi ka, et ikka väga palju mõõdetakse kiirust ja kusjuures ma olen näinud seda edasi. Väga palju mõõdetakse kiirust välja arvatud nüüd täna, kus on 1. september, kus me seda salvestame, siis täna me näinud küll kuskil kedagi. Aga et mitte nagu sellest lihtsalt rääkida, siis ma ükspäev vaatasin seda ühte kiiruskaamerat mobiilset, uurisin lähemalt, vaatasin, mis mudelid asjad on sellel. Siis vaatasin tootja lehelt ka lihtsalt huvi pärast, et mis numbreid sinna juurde nagu pakutakse või mis see nagu teeb. Ostaks endale ühe kiiruskaamera või? Muiduks saab osta, lihtsalt ma ei tea, ma tahan näiteks mingi võidusõidul kasutada seda või... Ma arvan, et sa saad sealt tegelikult, seal oli kusjuures selle tootja lehel Vitroonika, neil oli päris huvitav, neil oli ka erinevad case study'd, mis on Eesti politseiga koos tehtud ja erinevad asjad, aga suhteliselt vanemast ajast, kus ikkagi läbiv sõnum oli see, kui palju on kiiruskaamerad ikkagi liiklusõnnetusi alla toonud, mis neile muidugi väga sobib nende kiiruskaamera tootja nii-öelda selliseks promojutuks. Aga võib-olla kaks huvitavat asja, mis ma sealt leidsin, oli see, et selle mobiilse kiiruskaamera tegevusraadius on oluliselt väiksem, kui ma arvasin, see oli 15–75 meetrit. Tegelikult arvasin, et sellega saab kaugemalt ka võtta, sest see on ikkagi lidarid, asjad, kõik seal dubleeritud
ja teine huvitav asi oli see, et see on mõeldud tegelikult täisautonoomsena kasutuseks, et seal ei pea kedagi juures olema, mis on huvitav sellepärast, et Eestis me teame ju, kui kuskil on see mobiilne kiiruskaamera, siis seal kaabrid kuskil on seal kõrval ja siis seal kõrval on alati mingi tavaliselt eravärvides auto ka, kus keegi istub sees ja teinekord mingit kompuutrit vajutab nuppe. Aga see tegelikult on mõeldud nagu täisautonoomsem, seda võiks uurida, et miks alati keegi seal juures on, et seda tegelikult see ei ole nii mõeldud, kas kardetakse, et lükatakse ümber või mille pärast? Muidugi, vaja sättida, kalibreerida ja lõpuks... Ei, see mõeld täisautonoomsem, sa paned paika ja teeb ja kõik. Jah, aga sa pead 2 tunni pärast liigutama mujale ja siis sa pead sõitma, sa ei pea, aga sul ei ole mõtet, sest see on veisis sees ja sa ei saa sealt kätte enam kedagi. Ei, aga mulle ikkagi, mina mõtlesin, no seal on see andmekaitse, aga et kui ma ostan selle kaamera omale ja panen oma aedast, minu aia taga kogu aeg kihutatakse, siis ma saan iga päev saata politseile, aga mul on vist see andmekaitse, ma pean kuidagi märkima ära, et ma seal mõõdan või et saadan, näete, palun, siin 100 autost 62 kihutas, et miks te ei tule see märki panema. Saad ise hakata tegema, märki panema. Ja mitte trahvi tegema, vaid seda, et ma saan ära tõestada, et minu aia taga kihutatakse. Võid sellise projekti endale võtta. Aga seoses sellega tegelikult Liikluskindlustuse fond andis välja esimese 6 kuu statistika, kus näiteks selgub, et kui me oleme muidu varem rääkinud kogu aeg, et see aastamakse tõuseb, siis see aasta on hoopis aastamakse 6% vähenenud esimese 6 kuuga. Ja kindlustusjuhtumite arv, ehk siis õnnetuste arv on vähenenud 9%. Ja seda siis põhjendatakse, nagu ikka põhjendatakse asjadega, mis ei ole seotud liikluskultuuriga, vaid põhjendatakse ikkagi sellega, et majanduses on rasked ajad, inimesed sõidavad rahulikumalt ja sõidavad vähem. Ja see, mina ei tea, minu meelest eelmine aasta ei olnud ka kuidagi nagu paremad ajad 2024, et tegelikult see majandus oli ju veel rohkem languses, praegu on isegi natukene nagu selles mõttes parem, et ühesõnaga tore on igal juhul, et need kukuvad. Ja siis ma võtsin veel välja Liikluskindlustusfondi avaandmed kõikide õnnetusjuhtumite kohta, mis on sellel aastal juhtunud. Et seal oli ka mingid kummalisi asju, kus mõnes kohas on need õnnetused oluliselt kasvanud, aga üldiselt on õnnetused vähenenud. Aga ma võtsin välja sellise statistika, nüüd ma teen sulle viktoriini, et nädalapäevade jaotuse. Millistel päevadel juhtub kõige rohkem õnnetusi, liikluskindlustusjuhtumeid ja millistel kõige vähem? Nii. Millisel päeval juhtub kõige rohkem liikluskindlustusjuhtumeid? Ma ütlen sulle, et... Esmaspäev. Kõige rohkem? No pakkusin jah, et kõik tuleb nädalavahetuselt on... nädalavahetuseks lihtsalt nii loogiline pakkumine, et kuna seal küsimus esitasid, siis ma läksin nagu ebaloogilist teed pidi, et esmaspäeval on kõigil töömõtted peas, stress, sinine on kõik ja siis tehakse lollusi. Ma võin sulle öelda, et joonistub välja väga selge pilt, mis on täiesti vastuolus sellega, mida sina praegu pakkusid. Kõige rohkem õnnetusi juhtub reedel. Esimesel poolaastal 3622. 3622 on reedel. Ja siin sees on ka parklakõksud, eks ju? Kõik asjad. Suured õnnetused, väiksed asjad, kuskil kõik, mis läheb liikluskindlustusjuhtumina arvesse. Ja siis 500 juhtumit vähem tuleb järgmine päev. 3600 ja 3100 on järgmine päev ja 3100 kuni 2900, põhimõtteliselt peaaegu 3000. Hästi väikses vahemikus on kõik ülejäänud tööpäevad. Teisipäev, neljapäev, kolmapäev, esmaspäev sellises järjekorras ja nad kõik on väga võrdsed. Ja nüüd nagu sa aru said, siis kõige vähem õnnetusi juhtub laupäeval ja pühapäeval. Kui esmaspäeval, 5. päeval juhtub põhimõtteliselt 3000, siis laupäeval juhtub 2365, see vahe on 650. Vähem on laupäeviti. Ei sõideta, on vähem sõitmist. Ja kõige vähem on pühapäeval, kus oli 1977, ehk sisuliselt vahe pühapäeva ja reede vahel on peaaegu 2 korda. Et ilmselt jah, inimesed... See on loogil, tegelikult sa ei näed ju eriti, kui me räägime, et kõik need liiklusõnnetused ju enamalt ongi parklakõksud, mingid riivamised ja sa näed ju Tallinnas sõites, et laupäev, pühapäev on sisuliselt nagu vaba vesi kogu aeg. Sõida kuhu tahad
mingit ummikut ei ole. Ja Tallinnas sõites sellega seoses just täna hommikul 9:30, kui ma sõitsin linna sisse läbi linna, siis oli rõõm näha, et sügis on alanud, kool on alanud, on juba ka natukene ummikuid. Tead, mis minul sellest LKF-i tabelist või sellest siis PDF-ist jäi silma? Ma isegi kirjutasin LKF-ile, ma rääkisin nendega telefonis, nad lubasid korraks sinna sisse vaadata, et püüda leida mingit selgitust. Aga minule, ma leidsin siit mingi väga veidra asja. Püüdke nüüd minuga püsida. 2023, 31 detsember. Ehk siis selle aasta lõpp, kus ei olnud veel mingit automaksu buumi olnud. Oli Eestis 940 000 kindlustuskohustusega registreeritud sõidukit. Ehk sinna sisse ei käi mingid need tõuksid ja asjad, mis nüüd tulid. Erinevad sõidukid. 2024 31 lõpp detsember, ehk siis automaksu buumi aasta viimane päev, on neid autosid põhimõtteliselt 4500 vähem. Ehk siis, võib-olla hästi palju ikkagi viidi tehti seda Romulasse saadeti, kustutati ära, samas osteti, aga tegelikult jah, lõpptulemus, sest et aasta algus osteti vähem autosid, et jah, see ei pidandki nagu üldnumber väga kerkima. Nii, aga kustutati registrist, viidi Romulasse, võib-olla kõik see. Ja nüüd 30 juuni, ehk siis eelmise aasta lõpus 934 500 autot. Ja nüüd 30 juuni 2025 on neid autosid sisuliselt 15 000 rohkem. Kuigi Põhjamudas vaevleb nii nagu uute autode müük, kasutatud autode esmakordne registreerimine ja ometi on see kindlustuskohustusega registreeritud sõidukite arv kerkinud 15 000. Kas me räägime mingi ATV-dest? Ei räägi sellepärast, et need, mis olid registreeritud, nendel oli minu teada kindlustuskohus nagu nii, sest need sõitsid avalikel teedel. Ma eeldan. Ja nüüd need tõuksid ja asjad, mis tulid, need ei ole registreerimiskohustusega. Ja ma rääkisin LKF-i telefonis ja ma loodan, et me saime üksteist õigesti aru. Ta aga nagu siis mõtles, et aga tõesti, et millest see võib olla tulla, et ma palusin neil nüüd teha natuke täpsustusi, et kas nad näevad, oskavad mulle mingi selgitus anda. Ma ei tea, võib-olla mõtleksime selle ise ka välja, sest et need kasvud nagu on olnud siin aastatega, ongi olnud selline 15, 20, aga see, et ta 2024 lõpuga langes ja nüüd, ühesõnaga, see on kuidagi veider, et mulle jäi sealt silma, aga äkki ongigi mingi viga sees, sest teame ju Statistikaameti viimase nädala, et ja eksimine ongi inimlik, sul piisab sellest, et sa paned kuskile Excel-tabelisse mingi valemi ja kõik läheb kreeni. Jaa, eksimine on inimlik, see kohe võime rääkida automaksust. Palun, automaksust. Me saame, kuule, kas me oleme nüüd tagasi aastas 2023-2024, kus me tegelikult üle saate saime rääkida automaksust, sest tuli jälle mingi uus uudis. Ja mõnikord me saime alustada saadet. Teate mis? Me täna ei räägigi automaksust. Ja nüüd me oleme samas kohas tagasi. Jaa, tegelikult on selles mõttes asi nagu päris kurb, eriti see, mis puudutab nagu automaksu pärast seda, kui nüüd eelmisel nädalal öeldi välja, et me siin kaalume seda automaksu kaotamist ja samas on ikkagi asi see, et kui see asi on juba välja nivisi öeldud valitsuserakonna juhi poolt, siis on päris keeruline, et me nüüd nagu üldse ei hakka seda tegema. Et me võime rääkida nagu sellest ajaraamist, kas me räägime see, et kohalike omavalitsuse valimiste ajaks kaotame automaksu ära 2026 algusest, kaotame automaksu ära või 2027 valimise aasta alguseks kaotame automaksu ära. Aga nüüd on nagu päris raske näha, et kuidas nagu selle valitsuse juhtimisel saab see automaks püsima jääda. Ma isegi ei ole hetkel praegult vastupidisel arvamusel lihtsalt sellepärast, et saatesse tuua sellist dünaamikat, vaid mis vahet on, mida nad ütlevad ja plaanivad. Nad plaanivad ja ütlevad seda täpselt nii kaua, kui kohalikud omavalitsuse valimised on möödas ja siis nädal hiljem arvutasime, ei tule välja sellepärast, et meie
ju juhtiv erakond, Reformierakond ju ütles enne eelmisi valimisi, kas seal tuleb see väljend, lugege huultelt või? Noh, automaksu ei tule, lubati ühtegi maksu ei tule, see, et kui praegu käis küsimas spetsiaalselt enne Riigikogu valimisi kõigi erakondade käest, kas automaks tuleb. Ja üldiselt maksude kohta öeldi, et maksud ei tõuse. Ja üks erakond, mis soovis automaksu ja see oli sotsiaaldemokraadid, kelle kaela nüüd muidugi seda kõike kaetakse. Aga ühesõnaga, et nüüd on lihtsalt see, et nad võivad igasuguseid asju öelda lihtsalt, ja me nüüd istume, arvutame ja lõpuks võib-olla tehakse korrektuure. Vaata, sa lugesid siin alguses, tuleb korrektuur ilmselt selles osas, et kui sa selle auto poole aasta pealt viid näiteks Romulasse, et siis on sul vist võimalik midagi... See on nüüd Riigikogu seaduse eelnõu, mida nüüd hakatakse neljapäeval arutama, mis tähendab siis seda, et kus proovitakse see automaks viia põhiseadusega vastuollu, mis tähendab seda, et kui sul auto keset aastat näiteks hävib, siis sa ei pea maksma terve aasta eest maksu, sellepärast, et sul ei ole seda vara, mille pealt seda maksu võetakse, ei ole terve aasta olemas, nii et on põhiseadus vastane siis nagu põhimõtteliselt seda terve aasta eest ka võtta, siis nüüd tehakse see korrektuur, aga samas seal ei tehta mingeid muid olulisi korrektuure. Tegelikult ei selles, et mis puudutab, ma ei tea, paljulapselisi peresid, ega muud, seal ei tehta, seal mingeid erandeid ei tehta. Et kui see automaks, räägime siis automaks, kui me nimetame, me mõtleme nii registreerimiskaastasu, tehti nagu nii kiirustades, seal oli mingid vimkasid sees, mis nüüd tuleb ära parand, seal on olnud mingeid asju, kus ametnik on pidanud nii-öelda esitatud aastamaksu arve ümber muutma mingitel põhjustel. Ja kas kujutad ette, et nüüd nad suudavad paika muuta ära maksu, mida nad 2 aastat ei suutnud nagu korralikult valmis kirjutada, need muudatused teha ära siin mõne kuu või poole aastaga. Siin on automüüjad on juba avaldanud arvamust. Esiteks, esimene arvamus täiesti loogiline, et kui siin hakatakse jälle flirtima mingi jutuga, et me nüüd kaotame ära, siis see paneb niigi mudas automüügile augustikuu esialgsed tulemused 984 uut autot, mis on kuskil märtsikuu tasemel. Et see paneb uue litaka sellepärast, et inimesed mõtlevad, oota, aga ma nüüd korraks ikkagi ootan selle auto ostuga. Siin on asi see, et siin ei ole mingit kindlust, et oleks siis asi selge, et automüüja, kui öeldaks välja, et 2026 alguses kaob automaks ära või kaob ära registreerimistasu, siis oleks asi selge, automüüjatena on ka selge, et okei, see aasta me enam eriti midagi saadame inimesed puhkama ja jaanuaris hakkame nüüd raha lugema. Teeme 4 kuud kestvad sügispäevad. Jah, täpselt on ju, et siis nad teaksid ka on ju. Aga praegu on see asi, et mitte keegi ei tea, mis võib lõppeda sellega, et ei osteta praegu ega ei osteta ka jaanuaris. Eriti muidugi kirsiks tordil oleks see, et venitatakse pikalt ja siis öeldakse, et 2027 kaotame automaksu ära, siis iga inimene peas mõtleb, et vist sõidan selle autoga nii kaua ära küll, mis mul praegu on. Millal on järgmised valimist, mis ei ole COVID või... 2027 ja peaks olema kevadel Riigikogu valimised. Nii et ma ütlen, see tsirkus siin kestab ja automüüjad on saatnud ka, või siis erinevaid kohe teateid, pressiteateid ja täiesti ka sisulisi, et küsimus on, et kuidas seda siis muuta siin Autobossadone juht Veiko Karu tõi välja 4 erinevat nagu, et mis, et kas kaob ära registreerimistasu, kas kaob ära aastatasu, kõik siuksed asjad ja iseenesest on ju point sees, et kui mina ostsin näiteks see aasta, kuidas ma ütlen, hammustasin kuuli, eks ja võtsin siis selle löögi sisse, ostsin omale, ma ei tea, näiteks Toyota Land Cruiseri, maksin selle eest 10 000 registreerimistasu. Järgmine aasta inimene ostab ja ta ei pea selle eest 10 000 registreerimistasu maksma. Kuidas mina oma raha tagasi on? Minu auto turuhind, ma ei saa seda järelturul nagu, ma ei saa seda tagasi. Kuidagi nagu tekib nii ebavõrdne ja mis me hakkame siis tagasi maksma, nagu kui me ei suuda praegult, mis oli see 100 eurot lapse see saadetakse sulle otse siis. Kas seda ei ole suudetud siin mitu kuud nagu välja mõelda, kuidas seda teha? Et nagu, siin on see võrdse kohtlemise printsiip tekib et nende inimestega, kes nüüd maksid eriti just nagu mingi kalli automaksu osa, me võime öelda, et okei, kehtis üks seadus, kehtis teine seadus, samas selline ebavõrdne kohtlemine siin kahtlemata on, aga ütleme niiviisi, et see oli tegelikult tükk aega üsna selge, et 2027 Riigikogu valimisteks midagi sellega tehakse, et see ei saa nagu samamoodi jääda just nagu Reformierakonna vaatest.
et muidu 2027 valimised keerleksid ainult automaksu ümber, mis tegelikult on meile kõigile nagu mõnes mõttes nagu halb ja et räägiks nagu ka mingitest päris asjadest. Aga nüüd me oleme nagu nii naljakas olukorras, kus tegelikult ei ole mingit otsust ja ma arvan, et seda otsust tundub, et vaadates nagu praegusel olukorra peale, et tundub, et nagu ei teki ka, sellepärast, et on lihtsalt see sama tulumaksu vähendamine on eespool sellest või tulumaksu tõusu ärajätmine tähendab, on eespool sellest ja automaks tuleb tundub pärast seda, et ja kas need kõike mõlemad saab, ei tea ja saab olema väga naljakas. Jah, ja kurb ja naljakas. Et siin on ju arvestatud, kuidas see automaks, mis pidi tooma 240 miljonit, on tegelikult, kui sa võtad ka saamata jäänud käibemaks müümata jäänud autode pealt, sest see tõesti, kui meil on Lätiga võrreldes või Baltikumiga, et meil on autoturg -40, ta ei ole -40%, sest et aasta lõpus osteti, aga isegi me ju tegime need arvutused, et kui need aasta lõpus ülemüüdud autod tõsta sellesse aastasse, siis on meil umbes -20%, aga teised on plussis, ehk et meil on jäänud käibekas saamata, ei ole laekunud seda registreerimistasu järelikult sama palju, siis et võib-olla see on nagu majanduslik, see puudujääk hetkel, ei olegi nii suur, et riik nüüd, kui seda automaksu laekuks prognoositud tasemel, siis oleks see päris raske ära öelda, et kuulge, me nüüd loobume mingist 240 miljonist, hetkel loobutakse, eks ju, palju väiksemast summast, kui see jäetakse ära, aga täpselt, mis saab autodest, kes juba maksid selle või omanikest ja nagu, ma tahaks välja öelda, et mulle kõik see väga meeldib, aga ma ütlen lihtsalt, see ei jõua mitte kuhugi. See lihtsalt jahutakse, et saada KOV-i valimistel oma hääled kätte või päästa ära mingigist hävingust. Pigem see teine. Pigem see, et midagigi saaks kätte ja siis jahutakse edasi kuni ma ei tea milleni. Jah, siin vist ma arvan, et me võiksime sellest rääkima jääda, aga see põhimõte on ilmselt see, et siin on sellises asjas on vaja nagu otsuseid, mitte lihtsalt, et võib-olla teeme nii, teeme naa, et see, kui otsust ei tule, see on nagu meile kõigile kõige halvem variant tegelikult, sest mina, nagu ma ikkagi alati olen olnud selles olukorras, et võiks ju kaaluda seda uut autot ja nii edasi, jälle ei kaalu nüüd jälle ei kaalu. Et teistele, et ma ei tea, kui kaua, kas see on mingi asi, see võrdse kohtlemisprintsiip, et kaua see nagu võib üks maks kehtida, mille tühistamisel sa ei pea hakkama pärast vaatama tagasi, et mis nendest saab, kes juba maksid, et ma saan aru. Seal see kehti selles mõttes, et kui sõnastame teistmoodi, et kui 1. jaanuarist käibemaks panna tagasi, ma ei tea, 20% peale, ega siis keegi ei tule ju, kes on maksnud siin 4% rohkem siin vahepeal käibemaksu iga viimase kui asja eest, mida nad on ostnud, et ega siis kellelegi ei tulda tagasi maksta tegelikult, et see natukene, ma arvan, et see natukene lihtsalt tundub halb ja on halb, aga ega siin, ma arvan, sellega vist midagi ei ole. Tegelikult sa võid ära muuta selle automaksu ja siis need, kes siin on rõõmsalt selle ära maksnud, kaasa arvatud mina, sest mina ostsin see aasta auto, et ma võin ju võtta oma advokaadi ja minna seda nõudma, aga... Ei, see on nagu, pigem nagu ma karvan nagu mõttetu tegevus, aga lihtsalt kordan üle, et siin on vaja otsuseid ja kõik muud asjad teevad asja nagu pigem halvemaks. Nii, et siseneme taas põnevasse ajajärku ja jumal tänatud, et meil on vähemalt autotunnis siis millestki rääkida. Aga praegult tõmbame sellele teemale joone alla. Stuudiosse tuleb külaline ja ma ei tea, järgmine nädal võib-olla räägime järgmine nädal näiteks kindlasti Tartu Motorshow'st. Kohe võin teile siis öelda, et kes veel ei tea, siis 12 kuni 14 september Tartus Eesti põhimõtteliselt ainuke autonäitus ja juubel, 30. juubel. Räägime natuke sellest ka selle järgmises saates, et kuidas on, kui ei ole ellu jäänud Genf, kui ei ole ellu jäänud New Yorgi autonäitus, kuidas on jäänud ellu autonäitus Tartus. Vot, aga nüüd praktilisemate teemade juurde. Nii, ja nüüd on tulnud stuudiosse Alan Vaht Terminalist, kes teab ilmselt kas kõige rohkem, aga päris palju selle kohta, millest mina eriti ja üldse ma ei ole sellesse väga süvenenud, aga tegelikult teema on ju, kas nüüd just põletav, aga asi puudutab siis esmalt riik tuli välja toetusega, mis ei ole küll elektriautode ostutoetus, aga on
korteriühistutele laadimistaristu toetus. Ehk et kuidas seda siis teha, mis probleemid sellega on, kas meil on seda üldse vaja? Räägime Alaniga sellest ja vaatame, meil on siin kirja pandud teemasid veel, ma neid ei hakka välja ütlema, äkki me ei jõua nendeni, siis lihtsalt näete, aga nagu te teate, Alan teab asjadest päris palju ja toob tihti huvitavaid, mitte siseinfot, aga sissevaadet nagu teiselt poolt, sealt nii-öelda teenusepakkuja poolt. Nii, mida siis korteriühistutele laadimistaristu toetus, kas on see nagu märgatav summa? No selles mõttes, kui me räägime elektriautode ostutoetus oli toona, eks ju, eraisikule oli 4000 €, mis täna, kui sa võtad sellise Hyundai Inster, kõik need alumise otsa autod natuke juba oli, lõpus tuli ju, eks ju, ka kasutatud elektriautodele ja siis sai toetus kohe otsa. No, kui sa mõtlesid mingit 50 000 € autot, no see 4000, tore ikka, kui antakse, aga ilmselt nagu, kas ta nüüd ostuotsust mõjutab? Kas see korteriühistute asi, on see nagu arvestatav toetus? Kas see paneb see korteriühistuid mõtlema? Jaa, tere ka minu poolt. Esimese asjana ma muidugi märgin, et igati tervitatav on see, et kasvuhoonegaaside rahast finantseeritakse seda korteriühistute laadimistaristu rajamist, et kogu meetme siis maksumus või toetuse summa kokku on 900 000 €, 300 € veel sinna peale, ehk et alla miljoni, 900 000. Ja see siis on suunatud nii korteriühistutele kui ka kohalikele omavalitsustele. Ja mind tohutult häirivad, ütleme, ma kiidan, igal juhul see toetus on väga vajalik, et kui me vaatame siin on nagu mitu nii-öelda sellist kihti, mis tuleb lahti selgitada, et mis mind nagu häirib igasuguste meetmete puhul on see, kui pannakse mingisuguseid välistusi ja erandeid peale. Et hetkel on siis välistatud määrusega, millega see toetusmeede on kehtestatud, on välistatud Tallinn, Tallinna lähiümbrus ja Tartu. Et ja eks võib-olla selles mõttes ma saan sellest loogikast aru, miks selline välistus on tehtud, et kui me vaatame üldse elektriautode regamise numbreid, et kui palju on maakonniti elektriautode osakaal kusagil maakonnas. Tallinnas täna hommikul võtsin lahti, ega need numbrid väga palju muutunud ei ole, nii-öelda protsentuaalsed numbrid. 69% elektriautodest asub siis Harjumaal. Kas oli 11% Tartus, see juba kokku teeb siis 80% ja Pärnu sinna otsa 4% ehk et 84%. Kokku on meil 15 maakonda ja ülejäänud maakonnad ehk et 3 maakonna peale on 84% elektriautode osakaal ja ülejäänud siis 12 maakonna vahel, ega sinna väga ongi 16%, eks ole, ehk et kus on 1% ja kus on 2%. Ja mul on täpselt see kaart on ees ja tõesti. Ma pole seda kunagi nii vaadanud, aga ongi 1 ja 2% on kõik peale selle 4 maakonna. Ja kui nüüd võttagi, et see kõige suurem osa on 69% Tallinn ja lähiümbrus, ehk et Harjumaa ja järgmisena Tartu, siis on arusaadav see püüdlus seda toetust suunata väljapoole just nendesse maakondadesse, kus sul on 1 ja 2%, et sealt kuidagi utsitada tagant, et laadija tekiks korteriühistu või kortermaja siis parklasse. Et las ta siis seekord nii olla, mina isiklikult muidugi ei oleks neid välistusi peale pannud. Võib-olla kartus oli siis nii-öelda ministeeriumil see, et kui me lubame ka Tallinnal Tartul, kus elektriauto omanikel on võimalik laadida ka kaubanduskeskuses. Et võib-olla see on see loogika, et okei, et siin on nagu olukord lahendatud, et toetame neid muid maakondi, aga üldiselt ma panen südamele, et kõige suurem probleem üldse laadimistaristu rajamisel on paneelide piirkondades, on ta siis Lasnamäe, Mustamäe või Õismäe, et sinna laadijad püsti panna ongi kaunis keeruline ja selle toetuse siis see 900 000 selle aeg on siis, hakatakse vaatama otsast järjest ajalises järjekorras, kuidas neid taotlusi tuleb ja see kehtib 28. aasta lõpuni.
saab näha, kas nii palju üldse jagub, sest kui me võtame nüüd nii, et Keskkonnainvesteeringute Keskuse lehel on ka toodud arvutus, ta on siis ühikupõhine, sa saad projekteerimisele kindla summa, sa saad laadijatele kindla summa, sa saad isegi kortermaja võrguühenduse ampri tasu või ampri nii-öelda mahtu suurendada ja et ta on nagu ühikupõhine ja seal oli toodud näide 8 laadijaga, selline 8 laadimiskohaga siis parkla, mille puhul oli rehkendatud toetuse summa seal 12 000 ja oluline märkus veel see, et kui korteriühistu ei ole käibemaksu kohustuslane, nii nagu reeglina nad on, siis lisandub sellele ka käibemaks, et ka käibemaksu osa makstakse kinni. Et noh, ütleme, et kokkuvõttes mulle need igasugused erandid ei meeldi, aga arusaadav, lepime, aitame siis neid maakondi järgi, et selles mõttes on tegemist väga hea meetmega, loodame, et pusitakse sellest asjast läbi ja tuleb ka neid taotlusi ja see meede saab rahaliselt, eks ole, täis ja raha läheb õigesse kohta. Selles mõttes, et igal juhul kiidame ja me oleme ka ise terminaliga saatnud korteriühistutele teavituse, et vajadusel aitame, sest ega ta on tegelikult, kui otsa vaadata, ta võib olla asjatundjale lihtne see teema, aga korteriühistu, kujuta nüüd ette, sul peab olema esiteks keegi huviline, kes soovib endale elektriautot osta. Kõige suurem minust error joonistub sisse sellest, et aga miks on maakondades vähem elektriautosid? Põhjus on ju selles, et palju siis on maarahval seda raha, et osta endale elektriautot. Et see on ka see põhjus, miks on tegelikult Tallinnasse koondunud nii palju elektriautosid, et lihtsalt elanikkonnal on rohkem võimalusi. Et kui nüüd isegi leidub see entusiast, kes soovib endale elektriautot osta ja hakkab võitlema selle eest ja seisma selle eest ja vedama ka seda projekti, siis tõenäoliselt see projekt on edukas ja saab ka see realiseeritud, et me siin selgelt ka oma klienti aitame, ja juba on meie poole kohe esimestel päevadel korteriühistud pöördunud, tehtud päringuid, et kas me aitaksime. Sul on vaja kokku kirjutada projekteerida, seal on ehitusluba, seal on kasutusluba, siis on lõpus veel lõppraport, kui see on kõik valmis ehitatud, 5 aastat peab see siis töös olema ja sul on vaja tegelikult seda laadijat koopereerida, et selles mõttes, et see on nagu, ta võib tunduda lihtne, tegelikult on seal nüansse ja me nende nüanssidega selgelt aitame, kuni sinnamaani välja, et tegelikult ka laadijatest peab välja tulema roheline elekter. Et mismoodi seda tagada, et me pakume ka klientidele taastuv elektri sertifikaate, see ei tähenda, et sul peab olema kogu maja rohelise elektri peal, vaid tegelikult me mõõdame ära kõikide laadijate elektritarbimise ja selle vastu, selles mahus müüme korteriühistule siis vajalikus selles nõutud mahus, laadimise mahus taastuv elektri sertifikaate ja läbi selle on siis tagatud, et see elekter on sealt roheline. Hea näide, kui sa ostad endale koju rohelise elektripaketi, sul on üks juhtmepaar. Elekter tuleb ikka võrgust. Et kas sa ostadki roheelektri, mis ongi juba siis taastuv elektri sertifikaadiga kaetud kogu sinu majapidamise tarbimise ulatuses, aga sa ei pea seda tegema, kui sul on kodus näiteks elektriauto laadija ja me mõõdame ära selle tarbimise, siis piisab sellest, et me müüme, sa ei pea kogu majapidamise võtma rohelise, vaid tegelikult ainult laadija tarbimise põhiselt müüme sulle vajalikus mahus nii palju kui autot laeti, mis mahus kilovatt-tunde, müüme sulle ka siis neid rohe sertifikaate. Üks asi, millele sa võib-olla ei oska vastata, aga äkki oskad hinnangu anda, et kui see toetuse maksimaalne summa on 12 000 ja mis oli 8 otsaga laadijad on maksimum? Mitte ei ole 12 000, see oli lihtsalt üks arvutuslik näide. Ma lihtsalt mõtlen, et nagu mis nagu summast, mis see protsent võiks olla kogu kulust see 12 000, et kui palju võiks maksma minna 8 otsikuga laadimispargi püstitamine?
ma ei tea, ta on ilmselt 11 kilovatised laadijad või? Ja 11 kilovatised võivad olla ka 22-sed, pakutakse ka seal kiirlaadi, et tegelikult kiirlaadi on vist ikkagi ütleme, siin ongi selles mõttes, et korteriühistu ei saa kiirlaadija toetust küsida, aga kohalik omavalitsus, kui ta paneb kortermajast kuni 300 meetri kaugusele, siis tema saab kiirlaadija, et nii-öelda kiirlaadija projektile toetuste. Et ega see võibki olla kaunis keeruline, kui me võtame kortermaja, on ta seal 30, 40 või 50 korterit, igal juhul see parkla vanadel majadel on kortermaja ümbruses. Yeah. Nüüd on küsimus, kus kohas sa võtad selle elektritoite sellele laadijale ja kuidas sa seda laadimistaristut üles ehitad? Kas sa võtad selle elektritoite maja peakilbist, mis on kusagil keldrikorrusel, võib-olla esimesel korrusel, aga võib-olla on mõistlik hoopiski võtta niimoodi, et kui vaadata seda maja, vaadata, kus on maja enda liitumispunkt ja võib-olla liitumispunkt, võtame sellise näite, parkla jääb liitumispunkti ja maja vahele. Siis ei ole mõtet tuua toitekaablit maja peakilbist uuesti välja, vaid tegelikult on sellisel juhul mõistlik panna juba selle liitumispunkti kõrvale, liitumispunkti ei tohi ümber ehitada, aga selle kõrvale me võime panna eraldi siis elektrijaotuskilbi ja tõsta tegelikult maja elektritoide ümber siis teise kilpi. Ehk et me teeme sellise vahepuhvri, sellise kilbi, ja sealt kilbist võtame siis juba sinna välja elektriautolaadijatele elektritoite. Seega ei ole mõtet, kujuta ette, hakata nüüd üle asfalttee sealt tulema, võib-olla see liitumispunkt on haljas ala peal ja jääb igasugune asfaldi ülesvõtmine ära. Ja vaata, reeglina ei osata selle peale mõelda. Sa soovid kortermajas, kus iganes Eesti punktis ta siis on, sa soovid endale laadijat ja sa ei oska mõelda sellele, et kus kohas sa selle elektri võtad. Et vaata, siin tulebki vaadata kogu seda asetust, kus kohas asub parkla, eriti keeruline variant on see, kui nüüd liitumispunkt on maja taga ja parkla on maja ees, siis tuleb ka vaadata, aga võib-olla on mõistlik tuua ümber maja haljasalalt see kaabel parkimisplatsini, parkimiskohtadeni, mitte, ütleme, et kui vähegi võimalik väldiks seda, et hakkaks peakilbist midagi tooma, aga mingid juhud on ka sellised, kus ega muud varianti polegi, kui tulebki tuua maja peakilbist ja kaevata ka see asfalt ülesse. No jah, et üks asi on kaevamine, kui see asfaldit ei pea, aga mulle tundub siin kuulatseks ju, me vist eeldame, et ütleme sellise ühe laadija hind on, ma ei tea, 500 kuni 1000 eurot. Täpselt. Suurusjärgus, aga nüüd see nii-öelda must lammas, amprid. Et tegelikult kogu see suurem osa sellest eelarvest, ma kütaks ette, võib minna ju lihtsalt amprite juurde ostmisele, mis on teadupärast meeletult kallis. Aga ei pruugi ka vajalik olla, sest võtame nii, et selline 50 korteriga, 30-50 korteriga majal võib peakaitse olla 160 amprite. Me öösel magame. Okay. Et ja ei tarbi, ma ei tea, võib-olla keegi paneb kell 2 öösel praeahju, võib-olla mõni üksik, eks ole, aga reeglina me teeme, küpsetame ikkagi õhtul lähed koju, paned 6-7 ajal, teed õhtusööki, aga öösel ju amprid seisavad. Kõik need 160 amprit on öösel tegelikult kasutud. Et mingisugune tarbimine majal on ja kogu see asi saab üles mängidagi sellele, et tegelikult olemasolevate ampritega mängib välja, lihtsalt tulevikku vaatavalt, kui toetust antakse, võib-olla on mõistlik ka ampreid suurendada, sest kui me võtamegi nii, et võtame 50 korteriga kortermaja ja kui me nüüd mõtleme, et sellel ongi 160 amprit ja kui me paneme 10 laadijat 11 kilovatist, iga laadija nõuab 16 amprit ja kui need 10 autot, 10 laadijat laevad kõik korraga, siis on 160 amprit läinud. Et igal juhul nõue on ka selles tingimustes, et peab olema dünaamiline koormusseade seal vahel, mis mõõdab ära maja enda üldise elektritarbimise. Et oletame, peakaitse ongi 160 amprit, maja enda tarbimine on 100 amprit mingil ajahetkel, näiteks õhtusel tunnil, 60 amprit on vaba, siis see dünaamiline koormusjuhtimine mõõdabki ära. Sa annad ette 160 amprit peakaitse, 100 tarbimine, ta mõõdab igal ajahetkel, reaalajas mõõdab seda maja tarbimist ja annab laadijatele selle ülejäägi, ehk et kui tarbitakse 100,
160 on peakaitse, siis antakse laadijatele 60 amprit, kui maja tarbib 60 amprit, on 160, 100 vaba, antakse 100 siis laadijatele, ehk et see dünaamiline koormusseade on igal juhul kohustuslik, ilma selleta kortermaja toetust ei saa. Okei, nii et võib-olla alguses, kui sa ütleme, pannakse ühist on nii innovatiivne, panebki neid 10 otsikut, tegelikult majas on ainult 4-5 elektriautot hetkel, et võib-olla sellel hetkel see amprite juurde ostmine ei olegi oluline, et saab hakkama esialgu sellega ja kui selgub, et tuleb 5 elektriautot juurde, võib-olla tuleb isegi 15, eks ju, siis nad jagavad ja siis tuleks osta juurde, et see kohe ei olegi teema võib-olla. Pikas vaates tegelikult oleks mõistlik mingisugust, ma vaatan korraks sellest toetusmeetmest järgi, et siin oli eraldi need samad ühikhinnad, et kui ma vaatan, millele üldse toetust antakse, et ta koosnebki nii-öelda komponentidest, et antakse projekteerimiseks, ehitamiseks ühe laadimispunkti kohta, siin on erisused, et kas on 2-10 laadimispunkti ehk et laadimisotsikut või on 11-20, siin on erinevad summad, seda peab ise igaüks vaatama ja siis on laadijad, mis on alla 21 või kuni 21 kilovatiga saavad siis 615 eurot toetust ja laadijad, mis on 2 otsikuga ja võimsus on 22 kilovatti või enam, siis saab toetust 1612 eurot ja ampri kohta ma näen, tänane ampritasu on, kui kortermaja soovib ampreid suurendada. 1 amper maksab täna 331 eurot, 1 amper. Kujutad ette. Ja kui me võtame siia seesama 331 eurot amper ja sa paned ühe 16 amprise laadija, ja 5296 eurot oleks sul vaja siis nii-öelda amprid. Sa saad neid amprid kasutada, mis on majal olemas. Mõistlik tõenäoliselt võiks olla see, aga peabki individuaalselt vaatama, et ehk on mõistlik, võtame selle sama näite, see 160 amprit kortermaja peakaitse. Sa paned 10 laadijat ära, aga mis siis, kui nüüd ühel hetkel need 10 laadijat kõik saavadki olema kasutuses ja sul on vaja järgmist 10 laadijat. Mis sa siis nende järgmise 10-ga teed, siis hakkad amperit suurendama. Kui täna toetust antakse, mina soovitan küll võimaluse korral suurendage ka seda liitumispunkti läbilaskevõimet ehk et peakaitsme suurust ja toetatakse ju 199 eurot ühe ampri kohta. Ehk et kui ma ütlesin, et 331 eurot on ilma käibemaksuta täna ampritasu, siis 199 eurot ühe ampri kohta makstakse sellest juba selle toetusega kinni. Seega igal juhul tasuks mõelda, tasuks läbi analüüsida, kas võib-olla maja on nii palju väike ja ampreid on piisavalt, et ei ole vaja, siis ei ole mõtet ka üle, eks ole, pingutada. Seega vaatame igat asja nii-öelda rätsepa lahendusena ja me igal juhul aitame korteriühistuid, vaatame sellele projektile otsa, kus asub tema liitumispunkt, kus on parkla, mis asetusega, kuhu ta jääb, eks ole, jääb ta liitumispunkti või maja vahele või jääb liitumispunkt ühele poole maja ja parkla jääb teisele poole maja. Vaatame sellele otsa, teeme projekti, keegi ei pea igimull otsa ees läbi ragistama neid nõudeid ja et me siin ikkagi projekteerimisele projektiga aitame. Ja lõpptulemusena... See oli mu järgmine küsimus, et kuna see asi on, see ei ole selline asi, millega on sul korteriühistu esimehel juba 20 aastat kogemust, sest see on nii uus asi, et siis tõenäoliselt need laadimisteenuse pakkujad, elektrifirmad, näiteks siis terminal antud juhul aitab selle umbes kuhu poole ma üldse jooksma pean, kui ma tahan hakata. Ütleme nii, et dokumentatsioon, sina soovid, korraldame selle dokumentatsiooni, soovib teine, palju ta siis erineb, seal on seda põhjendust ja muutub asendiskeem, aga kõik see muu selgitav töö. Just täpselt ja mis on tehete järjekord, eks ju? See kõik on copy-paste, seega me aitame selgelt, meil on selleks partnerid elektriehitustöid tegevad ettevõtted, ega me ise ei lähe. Meie tegelikult aitame laadimislahendusega, aitame selle, nõustame ja lõppkokkuvõttes ikkagi meie partner ehitusettevõtte, kes teeb elektritöid, tema kaevab, tema paigaldab kaablit, tema paigaldab, ehitab vundamendid, paigaldab laadijad ehk et paneb selle süsteemi nii-öelda võtmed kätte lahendusel lauale ja korteriühistu nauding, see üks pets, kes seal on entusiast, saab oma mure lahendatud ja saab laadima hakata. Põhiline probleem on see, et tegelikult kui me võtame
enamasti kõik need vanad majad, seal on ka, et uued majad, mis on ehitusluba on väljastatud seal märtsikuu 21 aasta ja hiljem, need toetust ei saa. Saavad ikkagi toetust need vanemad majad, mis on ehitatud hiljem ja ehk et siin peab, ütleme, reeglitele peab otsa vaatama. Seega meie poolt võtmed kätte lahendus ja keegi ei pea muretsema, keegi ei pea seda asja seal ise nii-öelda igimull otsa ees jahvatama. Selle teema lõpuks viimane täpsustus, et kui elektriautode ostutoetusel oli see, et oli mingi minimaalne arv kilomeetrid, mis sa pidid läbi sõitma, siis kas sellel on ka, et sa pead ikkagi aeg-ajalt aru andma, et kas seal üldse keegi laeb ka või lihtsalt arendaja või keegi entusiast vaatas, siin saab toetust, kuulge, paneme püsti, meil siin ühistul remondifond on raha täis, teeme ära ja tegelikult selgub, et seal näiteks 3 aasta jooksul mitte ühtegi laadimist ei toimu. Oluline on, et on kõiki reegleid täidetud. Ma ei ole seal tingimused, ma lugesin selle määruse läbi, kusagil ei ole öeldud, et sa päevast 1 pead hakkama autot laadima. Sul peab olema, ainukene nõue on see, et sul peab olema see süsteem üleval püsti ja toimiv 5 aastat peale toetuse siis nii-öelda otsuse tegemiste. Ja küll selle ajaga, ma ütleks, et pigem on täna probleem see, et ei, ma ei saa endale elektriautot lubada, sest mul ei ole kuskil laadida. Kui see laadija tekib, siis ma olen surmkindel selle peale, et tekib ka see elektriauto sinna, sellepärast muretsema ei pea. Siis küsimus on nüüd see, et eks see tulebki käsi käes läbi analüüsida, et kui palju laadimise kohti korraga luua, kas luua ainult 2 laadimise kohta, mis ongi minimaalne nii-öelda nõue, või luua neid rohkem ja seda eks me siis nõustame. Eks ma seda natuke utreerisingi, ma arvagi, et keegi nalja pärast või lihtsalt et toetust saab, et paneme 5 aastaks ükski laadi ei ole, aga just see, et kui ma tean, et mul on pealt 1-2, aga ma taotlen näiteks raha 8 laadija paigaldamiseks, et kas mult eeldatakse sealt mingite aastate jooksul, kulge, siit peab ikkagi mingid kilovatte ka nüüd läbi käima, mis toimub. Ma lugesin selle mitu korda läbi, seda sealt kuskilt välja ei loe. Eks nad analüüsivad seda projekti ja vaatavad, võib-olla siis selle otsuse tegemisel, kui hinnatakse, et on üle paisutatud, öeldakse, et kuule, et võtame näite, sul on 10 parklaga kortermaja või 30 parklaga kortermaja ja sa nüüd teed taotlused paigaldada laadijad kõikidele parkimiskohtadele, mis on ebareaalne, et sa neid kõiki kasutama hakkad. Seega tõenäoliselt ikkagi sinna vaadatakse mingisuguse realistliku pilguga otsa ja hindamisel öeldakse, kuule, et võta nüüd, anname sulle ikkagi vähem ja ei rajad 2 või 3 või 4 või 6 nii-öelda parkimiskoha jaoks selle laadimistaristu. Et seal on igasugused muud, ütleme, probleemid või väljakutsed, et tegelikult parkla maja ümber vanadel majadel on vabakorraldusega parkla, see on kaasomandis, see on ühiskasutatav. Seal on vaja ikkagi üldkoosoleku enamuse otsust üle 50%. See hääletus tuleb ikkagi ära teha, sest ilma ei saa. Ja isegi kui sul on mingil põhjusel oma privaatne parkimise koht, siis tuleb arvestada, et ega seda laadimistaristu kaabeldust sa ikkagi tood kuskilt, sa kasutad ühiseid maja ampreid, sa kuskilt kaevad selle kaabli toomisel ja läbid nii-öelda siis pinda, mis tegelikult on kaasomandis või maa-ala, eks ole, et see on kaasomandis, igal juhul ta vajab üldkoosoleku enamuse otsust, positiivset otsust. Ma eeldan, et see on ka seal määrus kirjas, mul lubasin just ise selle teema lõpetada, aga tuli praegult uus ja huvitav, ütleme, kui sa oled see kortermaja, kes on tõesti suhteliselt ääremaal ja sa oled nutikas inimene, huvitav, kas ilmselt ei ole lubatud sealt nagu seda laadimisteenust pakkuda, ütleme, see ei saagi olla seal suur äri, aga et sul on, ma ei tea, oled ikkagi väike turismipiirkond, aga et sul on see parkla, sul seisavad need laadijad tühjalt seal otsad, päeval näiteks, eks ju, aga tuleb turist ja ta on seal nagu, mis ma nüüd teen, kas võiks korra külge panna? See on õige point ja tegelikult see määrus näeb ka selle võimaluse ette, et igal korteri ühistul on võimalik valida, kas ta soovib endale avalikku laadijat
pool avalikku laadijat, ütleme avalik laadija on siis selline, et kõik pääsevad ligi. Pool avalik laadi, ütleme siis selle vahega, et avalik laadija on sellisel juhul, ta on kõik autonavigatsioonisüsteemides, äppides, internetist leitav. Pool avalik laadimisjaam on selline, et ta ei ole autonavides sees, ta ei ole internetist leitav, aga kes sattub lähedale, paneb kaabli külge, äpiga käivitab laadimise, ta saab seda teha, aga ta ei ole leitav avalikult. Ja siis on täielikult 100% privaatne, nii et sa võid sinna ligi pääseda, sa võid seal viibata oma Airfit kaartidega, aga sa lihtsalt ei saa laadida, see on ikkagi privaatseks kasutamiseks ja laadida saab ainult see korteri omanik või näiteks ka korteri ühistu teeb otsuse 100% privaatne, ja korteriühistule väljastame kaardid, millega siis selles laadijas konkreetselt laadida saab. Ega kõik variandid on võimalikud. Aga poolavalik oleks siis selline, et ütleme, terminal paneb sinna kortermaja juurde püsti, teie olete partner, teete selle valmis ja siis tulen mina ja mul on näiteks terminali kaart või äpp olemas, siis ma saan seal laadida, arve tuleb minule ja mis iganes stiil teil on siis kortermaja omanikega, et te saate, ma ei tea, sealt 20% endale mis iganes või ei saa midagi. Ütleme, et see on hea, et sa selle mõtte lauda panid, räägime ära selle põhilise pointi, kus on tänaste kortermajade errorid. On pandud püsti laadimistaristu kusagile kortermaja. See elekter võetakse kortermaja üldisest elektrivõrgust. Ja kujuta nüüd ette, kortermaja võib olla börsihinna peal, ja nüüd sina elektriauto omanikuna lähed laadima ja hind on päeval 0 või nädalavahetusel laed ja hind on 0. Aga tegelikkuses laadija on nagu korter. Sa tegelikkuses maksad selle korteri ühistu kuu keskmist elektritariifi. See, et sa 0-ga laadisid. Arve tuleb sulle ikkagi 20 senti või 25 senti kilovatt-tunni kohta, ehk et sa ei saa seda võitu 0-ga laadides. Ja järgmisel momendil üpris kiirelt saabub sulle see tõdemus, et aga pagan, miks sa siis üldse 0-ga seal laed ja öötundidele seda laadimist sätid, lähed koju, hind on 1000 eurot megavatt-tund ja sa tegelikult viid selle kortermaja kuu keskmise elektritariifi kõrgemaks ja Juuli, Maali, Malle, kes sõidavad ühistranspordiga, nemad ehk et kõik teised maksavad sinu kalli hinnalise elektriauto laadimise kinni ja sina maksad rõõmsalt kuu keskmiste. Ehk et see probleem on see, et elektriauto laadimise kulu istub kortermaja kuu keskmise elektritariifi sees. See, mida meie pakume ja ainsana Eestis on see, et me võtame kõikide laadijate elektritarbimise kortermaja üldisest elektriarvest maha ja kui sa laadisid 1000 euroga megavatt-tund, siis sa ka maksad 1000 eurot megavatt-tund. Kui sa laadisid 0-ga, siis sa maksadki 0 eurot kilovatt-tund. Ja Juuli, Maali, Malle ehk et kõik ülejäänud korteri omanikud ei ole mõjutatud, nende elektritariif ei ole mõjutatud sellest, millisel ajahetkel elektriauto omanik oma autot laadis. Ehk et kõik on sul seal 2 laadijat või 10 laadijat, kõik selle tarbimise võtame korteriühistu elektriarvest maha ja see annab ka selle võimaluse, lähed teinekord tööautoga koju ja tööauto on sul elektriauto, paned selle laadima, selle arve esitame tööandjale, laed sina, selle arve esitame sulle, tuleb sõber külla, maksab tema, ehk et lõpptarbija maksab laadijast välja võetud elektri eest ja kortermaja ülejäänud elanikud ei ole sellest grammi võrdki mõjutatud. Okei, nii et põhimõtteliselt see võimalus on olemas korteriühistule, et ta võib seda sealt ka edasi, kas just müüa, aga ühesõnaga teha sellest ka pool avaliku või avaliku laadija. Eriti kuskil maapiirkondades, kui tahad näiteks turismi edendada või midagi, siis miks mitte. Ja siin on tegelikult ühe mõtte panen veel, et see, et me sellist lahendust pakume, see, et me võtame laadijate elektritarbimise korteriühistu arvest maha, lahendab ära ka topelt käibemaksu probleemi. Kujuta nüüd ette, kui me peaksime korteriühistule hüvitama laadijate elektritarbimise. Korteriühistu ei ole käibemaksu kohustuslane, me kompenseerime talle ka käibemaksu.
ka võrgutasu ja võrgutasu osas käibemaksu. Ja see on meie jaoks sisendkulu ja kui nüüd keegi tuleb laadima, tuled tööautoga laadima, siis sinna otsa läheb topelt käibemaks. Ka korteri omanike puhul on see topelt käibemaksu probleem. Seega ka see on lahendatud, kui me võtame juba sisse tulevast arvest maha, ehk et korteriühistu saab arve, ma ei tea, 1000-2000 eurot kuu arve käibemaksuga ja kuna me võtame ja laadijad võib-olla tarbisid 2000 kilovatt-tunnist 1000 kilovatt-tundi, siis korteriühistu maksabki 1000 kilovatt-tunni eest, ehk et nii palju kui kortermaja tarbis ilma laadijateta ja nii on välditud ka see topelt käibemaksu mure probleem. Nüüd siia selle teema lõppu veel ja vist üldse ka lõppu, päris ma ütlesin, et meile meeldib rääkida. Välismaal, sa oled mulle öelnud, et Hollandi ja Amsterdami eeskuju, et mida meil seal üldiselt, võib-olla isegi mitte selle toetuse raames, aga siis kortermajade ja nende elektriautode laadimisvõimekuse puhul, et mida sealt siis oleks, no ma tean, nii kui me räägime rattaga liiklemisest, on kohe jällegi Amsterdam ja Kopenhaagen ja siis hakatakse rääkima, et meil pole seda me peame hakkama siin maju lammutama ja selles mõttes on ka õigus, et ega see Kopenhaagen ja Amsterdam oma rattaliikluse ja ka Helsingi on ikkagi aastakümneid ongi seda ehitanud. Aga kuidas on nüüd elektriautode laadimistaristuga, mis ei ole nii uus asi ja ei sõltu siin majadest, mis on ehitatud kuhu iganes, et mida sealt õppida? Jaa, käisin tõesti Amsterdamis ja ma parkisin, mul oli hotell, oli kortermajade piirkonnas ja mis on üliäge, võtsin ka praegult Vattenfalli äpi lahti, laadimise äpi, ma näen, et neil on Hollandi kohal on 279 000. Kujutate, 279 000. Nad võid ise vaadata. Kui sa näed siit seda numbrit, see on K lõpus 279 K ja see ongi, kõik on Vattenfalli laadijad. Enamasti, kui ma nii-öelda zoomin Vattenfall tähendab siis nüüd... Ta on siis energiaettevõte tegelikult. Okay, ja kui ma võtan siit näiteks Amsterdami piirkonna lahti ühe sellise, lähen siin kesklinna, siis sa näed siin ruudustiku nii-öelda punktidena 400, 500 ja 600 laadijat ühe koha peal. Ja need laadijad ongi kortermajade parklates. Aga kas nad on siis, kuidas nad avalikud laadijad? Aga on nad tõkkepuu taga, kas ma pean saama? Täitsa avalikult kätte saada. Iga kortermaja juures 2-4 laadijat. Ja ta on ainult kirjas seal, kui siin on reaalselt võimalik ligi pääseda. Mitte, et sa seikled, siin on tõkkepuu. Okay. Ja oligi nii, et mul oli ma tahtsin minna siis nii-öelda, et jätan ööseks auto laadima, läksin ühe maja juurde, seal oli kõik hõivatud, läksin teise maja juurde ja sain sinna siis koha, panin saba taha ja see sama Vattenfalli äpiga panin laadima. Aga võid ööseks jätta? Ja, ööseks. Seal ei ole mingid reegleid, et 2 tundi? Ei olnud ühtegi märki, ei olnud tänava peal samamoodi. Vattenfall on teinud ülihead tööd ka kesklinnas ja mitte ainult Vattenfall, seal on ka teisi teenusepakkujaid, aga iga jumala kortermaja juures, see on kortermaja küll territoorium, parkimise keelumärke ei olnud ja ütleme, et kui sa võtadki nüüd nii, et sul on seal, ma ei tea, 10 kortermaja on pundis koos. Ühes majas võib sul olla 10 elektriauto omanikku, aga sul on maja ees 2 laadimiskohta. Teine maja, sul on ka seal 2 parkimise kohta, mis on laadijatega kaetud, aga võib-olla on ainult 1 elektriauto omanik. Seega ta hakkab teatud mõttes nagu hajuma, ja sa saadki vabalt panna laadima seal, kus sa siis parasjagu selle laadimispunkti leiad. Rääkisin ka ühega juttu, hommikul läksin, võtsin auto ära, üks oli seal samas asjatamas, pani laadima kohalik elanik ja küsisin, et tead, näed, et ma siin tulin, et jube äge lahendus on teil, et kas on probleem, et ma siin laadisin. Ta ütles, et ei, see ongi vaba korraldusega kõikidele ligipääsetav avalikuks laadimiseks mõeldud laadimise kohta ja lae nii palju kui tahad.
ja ütles, et ei ole olnud probleeme parkimisega ja ka laadimiskoha leidmisega ei ole olnud probleeme. Ja ütles niimoodi, et mõne maja juures ongi nii-öelda laadimistaristu nii ehitatud, et alguses pandi iga maja juurde 2 laadijat, ta ongi siis laadimise 2 väljundiga ehk et 2 parkimise kohta ja need majad, kus siis on parkimiskohti nii-öelda juurde tekitatud laadimiseks, ongi vastavalt vajaduspõhisele. Pannakse teine laadija, 3. laadija juurde, vastavalt sellele, kuidas vajadus on tekkinud ja nad ise monitoorivad, sa näed, millist laadimisjaama kasutatakse rohkem ja kui seal on kasutussagedus nii palju suur, et igal öösel on hõivatud, siis pannaksegi sinna ka laadija juurde. Järelikult on vajadus olemas ehk et vajaduspõhine lähenemine. Geniaalne, aga see on siis, Vattenfall, see on riigifirma. Et kas asi on selles, et riik on võtnud ise selle kõik ette, mida praegult peavad Eestis siis sisuliselt, üks on riigiga seotud teenusepakkuja, aga te peate siin, mitu teid siin on, eks ju, Eestis 3-4 suuremat, ise tegeleme sellega, et käima kortermajadel, kuulge, kas paneks, kas soovite? Ma millegipärast usun, et kõik see asi on seal ikkagi tekkinud, seal ei olnud niimoodi, et Vattenfall oli ainukene, et mõne kortermaja juures oli ka teine teenusepakkuja. Ehk et tõenäoliselt on samamoodi tehtud ta ikkagi toetustega ja mingisuguste hangetega, mismoodi täpselt ma ei ole sinna süvenenud. Ma just algus sain aru, et äkki ongi ainult Vattenfall, et siis on mingi... Et Vattenfalli on lihtsalt kõige rohkem, aga seal oli muid kohalikke teenusepakkujaid ka. Vattenfall on ka Rootsis, Norras olemas. No võt, siit kortermajadele, mitte küll siis Tallinna omadele, aga kõikidele hetkel, kes mujal asuvad, et ärge mõelge võib-olla nii kitsalt, et kes meil siin ikka ostab või et meil siin ju ainult ühel on, et nähke võimalusi ja äkki saategi sinna mõned laadjad püsti ja aitate ka turisti või külastajat või mõnda teist seal samas, ütleme, külas, kes ei ela seal kortermajas, aga tuleb seal alevi peale mitu autot kokku ja saate kokkuleppele. Täpselt nii, et igal juhul on mõistlik lähtuda sellest, et sul on seal operaator, et see ei ole seotud, et laadimine ei ole seotud sissekirjutusega. Ja, et sa ikkagi tehke ikkagi nii, et igal juhul võtke operaator peale, kes korraldab teile ära, et see süsteem, laadimisteenus töötab, toimib, teil on klienditeenindus tagatud, süsteem on monitooritud, mingisugune viga, tarkvara uuendused ja sellisel juhul on see võimalik. Soovid privaatset on privaatne, meil on nupuvajutusest võimalik ümber lülitada, soovid, et oleks avalik, on avalik, soovid, et on poolavalik, kõike saab jooksvalt muuta üle interneti. Vot, kuule, aga suur tänu, et tulid ja jälle valgustasid. Aitäh! Autotunni toob teieni Terminal. Oleme kaasaegsete energialahenduste teejuhiks, pakkudes kvaliteetseid kütuseid, elektriauto laadimisvõrgustikku ja kodulahendusi. Iga teekond on nauditav meie maitsva toidu ja kohviga. Terminal, meie perelt sinule.